Maailmas on kogumas populaarsust uus spordiala, Racketlon. Racketlon koosneb 4 erinevat raketimängust. Alustataks pingsist, mängidaks kuni 21, võtad punktid kaasa, lähed edasi sulgpalliks, võtad punktid kaasa, lähed edasi squashi mängimisele ja kui on vaja, siis mängidaks ka tennis lõpuks. Racketlon on spordiala, milles võisteldakse vastasega kõigil 4 raketialal. Lauatennis, sulgpall, squash ja tennis. Igal alal mängitakse 1 sett, alustades väikseima raketiga alast. Mängus annab punkti iga pallivahetus. Seti võitmiseks peab koguma 21 punkti. Samas peab seti võitja edestama vastast vähemalt 2 punktiga. Seega võib sett lõppeda ka tulemusega 22-20 või 25-23, kuid mitte kunagi 21-20. Racketloni mängu eripäraks on, et mängu ei võida mitte see, kes võidab rohkem sette, vaid hoopis mängija, kes võidab rohkem punkte. Seega iga punkt on väga suure väärtusega. Näiteks kaotades lauatennise, squashi ja sulgpalli setid võrdse tulemusega 19-21, aga võites tennise 21-14, oledki mängu tegelikult võitnud. Kui pärast 4 setti on kummalgi mängijal võrdselt punkte, pikendatakse tennise setti 1 punkti võrra. Selle viimase punkti võitja kiires lõppmängus on ühtlasi ka kogu matši võitja. Racketloni pioneeriks võib pidada Fred Perrit, kes 1930. aastal võitis Wimbledoni tenniseturniiri ja tuli ka lauatennise maailmameistriks. 4 raketiala kombineerimisest räägiti esmakordselt 1980. aastate keskel Soomes, kui 4 alaliidu esindajad otsustasid korraldada niinimetatud raketite mängud. Ala hakkas laienema Skandinaaviast. 1989. aastal korraldas Peter Landberg esimese võistluse Rootsis. Nimetuse Racketlon võttiski kasutusele just Landberg 90. alguses. Esimese suurvõistluseni jõuti 2001. aastal, kui Göteborgis toimus esimene MM. 2002. aastal asutasid Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Inglismaa, Šotimaa ja Bulgaaria rahvusvahelise alaliidu ning sellest ajast on Racketloni populaarsus kasvanud tohutu kiirusega. Näiteks võib tuua tänavuse aasta MM-i korraldanud Austria. Kodumaise alaliidu asutamisest möödunud 2 aastaga on jõutud ühel hooajal 25 turniirini, edetabelisse kuulub 465 mängijat. MM-il osales 6 maailmajao 30 riigi 382 mängijat. Racketlon on ka Eestis hakanud elujõudu koguma. Esimene Racketloni turniir toimus Pärnu Squashi klubis 22. detsembril 2002 4 raketi jõuluturniiri nime all. Osavõtjad olid sellise võistlusega väga rahul ja sellest kujunes traditsioon. 2005. aasta jõuluturniir oli niivõrd menukas, et entusiastlike inimeste eestvedamisel loodi 20. juunil 2006 Eesti Racketloni liit. See on väga kasvav sport praegu. Me oleme käinud 10 tükk mängijat 1 aasta jooksul nüüd välismaal mänginud ja meil läheb päris hästi. Eriti nende noorte hulgas meil on üks parimadest maailmas praegu, et tulevik näeb väga hea välja. Eesti meistrivõistlustelt välja antavad karikad kannavad lausa nii kõlavaid nimesi nagu Racketite kuningas ja kuninganna. Siin on tulnud Eesti meistrivõistlustel nagu 7 erinevat võistlusklassi, segapaar, meespaar, poisid 18, mehed, naised, veteranid 45+, veteranid 55+. Siin on nagu ka olemas selline karikas nagu Eesti Racketite kuningas ja rändkarika vormis. Ja siin on Eesti Racketite kuninganna rändkarikas. Sellel aastal võitis kuninga tiitli Rauno Pull ja kuningannaks krooniti 2 aastat järjest Külli Iste. Tulevik paistab Eestile aga Racketlonis väga helge. Maailma U21 edetabelit juhivad 3 eestlast. Neist esimesel kohal paiknev Ken Kristjan ja 3. kohal olev Andre Kristoffer Toomijõe on vastavalt 14 ja 13 aastased. Mõlemad poisid alustasid raketialadest esimesena lauatennise harrastamisega. Seda isa Priit Toomijõe eestvedamisel, kes ise samuti lauatennisega tõsisemalt tegelenud. Nüüdseks on lauatennist harrastatud juba 10 aastat. Squashi ja tennisega on poisid tegelenud alates 2005. aastast. Sulgpalli hakati mängima aga alles eelmise aasta keskel. Alustasin lauatennist 4 aastaselt. Isa oli mu treener Priit Toomija ja siis tennist alustasin 2 aastat tagasi. Põhirõhk on pandud siiski tennisetreeningutele. Kuna sellel alal on arenguks vaja mitmekülgne treening, siis poiste isa sõnul loodavad nad harrastades kõiki raketialasid jõuda tulevikus tippu tennises ja korjata Racketloni tiitleid nii-öelda mööda minnes.
Algust on juba tehtud. Möödunud aasta novembri lõpus toimus Austrias Viinis paarismängu MM, kus poisid tulid U16 vanuseklassis maailmameistriteks. Osales 16 paari 14 riigist. Esimestes ringides hävitasid toomijääd oma vastased suurelt, kuid finaalis mindi kokku Austria paariga, kes osutas tugevat vastupanu. Esimese ala ehk lauatennise järel said Eesti poisid ette 21-7, kuid sulgpall kaotati omakorda suurelt 12-21. Squashis suudeti napsata napp võit 21-19 ning tennises vajati maailmameistritiitli kindlustamiseks 15 punkti. Kuigi tennises jäädi 10-13 kaotusseisu ja tundus, et mängu otsustavad viimased punktid, siis Eesti poistele õnnestus sellelt seisult mängukäiku järsku muuta ja saada 5 punkti järjest ning kindlustada seega ka võit. First place and world champions from Estonia, Tomje. – 2007. aasta viimastel päevadel toimusid aga Hollandis üksikmängu maailmameistrivõistlused ja sealt said Ken Christian ja Andre Christopher U16 vanuseklassis vastavalt hõbe ja pronksmedali. Rääkides reketloni arengust Eestis, tuleks mainida, et lähiaastatel loodetakse Eestisse rajada üks tõeline reketloni hall, kus saab harrastada kõiki alasid koos. Kui hall olemas, on lootus saada Eestisse ka MK-etappe või mõnda veelgi suuremat võistlust. Ja ma arvan, et 3 spordiala saab tennisalides mängida küll, kui on sulkajutid maha tõmmatud, sulgpalliväljaku jooned. Aga squashi päris tenniseväljakute juures hetkel meil veel ei ole, aga me plaanime järgmisel aastal teha juurde ehituse, siis sinna Hotel Strandi poole ja kindlasti selles suurte ehituses saavad olema ka squashi väljakud. Algteadmised reketlonist olemas, nüüd kõik reketite järgi ässasid lööma. And do you know